No tere, Märt. Tere, Varro! Saime kokku siin online ruumis selleks, et rääkida kahest sel nädalal aset leidnud olulisest sündmusest seonduvalt internetivalimistega Eestis. Neist esimeseks on siis esmaspäevane Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, kus me mõlemad osalesime. Ja neist teiseks on Vabariigi Valimiskomisjoni istung, mis toimus neljapäeval, kus osalesid sina, kus mina ei osalenud. Aga mõlemast siis järjekorras, et millised on sinu peamised tähelepanekud seonduvalt selle esmaspäevase istungiga Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis? No see oli minu meelest selles mõttes edukas, et me saime lõpuks Aarne Koitmäelt, siis valimisteenistuse juhilt küsida, et kas tal siis on olemas need tõendid selle kohta, et tehti pistelisi kontrolle, õigemini, et audiitor tegi pistelisi kontrolle, mis pidid siis välistama temapoolse valimistulemuse võltsimise 2023. aasta valimistel. Ja nii palju, kui me tal küsisime, siis ta alati kas põikles või nii-öelda vastas mööda, aga neid tõendeid ta siis tuua ei suutnud. Ja tegelikult ka video, mis tal peaks olema olemas, mis peaks valimisteenistusel olema olemas, mis võiks siis tõendada, et neid kontrolle tehti. Et kuna ta seda videot ka tõendina ei pakkunud, siis tundub, et ka seal videos neid kontrolle näha ei ole, et need ikkagi päriselt ei tehtudki. Jah, me opereerisime seal päris kitsastes ajalistes raamides sellel istungil. Teatavasti see korruptsioonivastase erikomisjoni istung toimub vahetult enne täiskogu istungi algust, mis pressis peale, mina pidingi natuke enne lõppu lahkuma, sest et ma pidin kohe minema ette kandma esimest päevakorrapunkti seal. Nii et mõned küsimused jäid õhku rippuma ja pärast jäin just mõtlema selle peale, millele sa praegu osutasid, et sa märkisid ära, tõid esile, et tegelikult lubati ju juba enne 2023. aasta Riigikogu valimiste toimumist, et vaatlejatele antakse pärast see videosalvestus, mis kajastab siis audiitori poolt läbi viidud protseduure ka. Aga sa ütlesid kuidagi väga huvitavalt, et pärast valimisi siis valimisteenistus olevat öelnud, et puudub tehniline võimekus selle video üleandmiseks vaatlejatele. Oli midagi sellist? Noh, see oli niisugune hädavabandus neil lõpuks, et alguses nad tõesti lubasid neid videoid, sest see videote küsimus on nagu arutluse all olnud varem ka. Ja siis need videod on ka jagatud, et minu meelest 2019 neid jagati ja siis 2023 me küsisime üle, kas seekord siis me peame ise hakkama neid filmima või jagate videoid. Ja nad siis lubasid, et jagatakse küll. Ja siis, kui me küsisime siis lõpuks, et nüüd oleks vaja täpsustada mingeid asju, siis venitati ja siis põhjendati lõpuks, et ei saa anda, sest seal on isikuandmed videotes, ehk siis kohal viibinud kõne ja võib-olla ka mingisugune pilt mõnes kohas. Ja siis, kui ma palusin siis, et anda video ainult siis nendest terminali akendest, mida nad eraldi salvestasid, ehk siis nagu arvutiekraanidest, kus ei ole siis osalejate isikuandmeid, siis nad ütlesid, et vot nüüd meil ei ole enam tehnilist võimekust seda anda ja selle tõttu videoid ei saa. Aga mida see tähendab, et ei ole tehnilist võimekust? Ma ei tea, pane video mälupulga peale ja ütle, et tule järgmisel kuupäeval, et mis seal siis nagu keerulist on, ma ei saa sellest hästi aru. No eks see ongi niisugune hädavale või vabandus, et teoreetiliselt vist on võimalik, et need videod on mingites failides, kus tuleb need lõikama hakata ja neil pole programmi, millega siis seda videofaili juppidest lõigata või eraldada ühte ekraani teisest, eks ole. Aga see on laiatarbe tarkvara, et teabenõudele vastamise osa on see, et sa ikkagi oma andmebaasist need andmed saad kätte ja edastad. Et see ei ole vabandus, aga Aga mis sa arvad, kas need videod eksisteerivad endiselt? Ma arvan, et nad on olemas, et miks nad pidid need maha võtma. See mul jäigi natuke kripeldama sealt esmaspäevaselt istungilt, et tegelikult kui seda liini mööda oleks olnud aega edasi minna, siis oleks võinud ju nõuda, et aga andke meile need videod välja. Et kui me räägime siin sellest, kas on mingid tõendid, mis kinnitaksid seda, et 2023. aasta valimistel ei toimunud selle turvaaugu ärakasutamist sellisel viisil, et sedeleid sai välja vahetada, siis see video võiks ju olla tõendiks, et aga andke välja, veendume siis selle video pinnalt, et seda ei tehtud. Mina muidugi ei saaks sellest videost midagi aru, aga sina saaksid. Oleks näha, kui need kontroll oleks tehtud, eks ole, et siis et kui on näha, et siin audiitor teeb tõesti pistelist kontrolli, eks ole, et siis saaks seda näha, aga tegelikult ikkagi audiitori enda raport on ka väga selge selle koha pealt, et audiitor tegi niisuguseid aktiivseid asju ainult siis sellel teisel järelkontrolli päeval ja seal ta ütleb väga selgelt, et ta lähtus siis sellest seisust, mis oli siis see valimiskast, kust olid juba need tühistatud hääled eemaldatud teisel päeval, et kui ta neid kontrolle ise tegi,
aktiivsemalt, siis neid asju ta kindlasti ei saanud kontrollida. nii et see fakt jääb faktiks, et tegelikult puuduvad audiitori aruandes ka kinnitused selle kohta, et see kriitilise tähtsusega kontroll oleks läbi viidud. jah, et audiitor ise aktiivselt seda kindlasti ei kontrollinud, et ma nägin, et valimisteenistus oli ka mingi vastuse postitanud oma siis sellele veebilehele, kus öeldi, et kõik toimus vastavalt seadusele ja et tehti igasuguseid kontrolle. Aga noh, seal muidugi oldi nii üldsõnaline, et audiitor kindlasti, kui ta viibis juures mingitel asjadel, kus nende tühistusnimekirjadega tegeleti, et see võib olla tõsi, aga et ta neid ise kontrollis, see ei ole kindlasti tõsi. Et see on seal väga selgelt välja toodud. Aga võib-olla see inimeste jaoks natukene võib-olla avad veel seda, et mida see Vabariigi Valimiskomisjoni lehel avaldatud pressiteade siis ütleb meile, mis selle asja mõte on. Nad avaldasid selle, mis on 12. juunil, mis meil täna on 13. ehk eile neljapäeval, 3 päeva pärast seda esmaspäevast komisjoni kommentaariks sellele esmaspäevasele komisjonile. Kuidas sina seda lahti mõtestad, et mida nad siis reaalselt ümber lükkavad nüüd selle pressiteatega? Minu meelest mitte midagi, nad seal korrutavad seda, et kõik toimus vastavalt seadusele ja ega seadus jätabki lahtiseks, mida see audiitor tegema peab. Et audiitori ülesanne siis seaduse järgi on järgida, et valimisteenistus läbib mingid sammud, et ta registreerib kõrvaltvaatajana, et jah, läbiti 1 ja 2 ja 3 samm, aga ta ei kontrolli, kas need sammud tegelikult sisuliselt seda asja tegib, mida nad pidid tegema. Et see on selline formaalne ülevaatamine ja audiitor siis ise teeb ka mõningaid samme järgi ja teeb seda siis niisugusel järellugemisel pärast valimispäeva tegelikult. Aga selle raames siis tehti ainult paar asja. Et kogu seda protseduuri, mida valimisteenistus ise tegi, et seda audiitor järgi ei teinud ja see on selgelt kirjas audiitori raportis, aga ka siis selle OSCE raportis. Ja eks seal neid probleeme oli veelgi, et tegelikult 2023 tehti osa protseduure, tehti siis nagu mitteametlikult justkui enne kella 8 õhtul, kui ametlikult häälte lugemine hakkab, et juba kell 3 eemaldati mingisuguse hääli ja et see kõik oli väga segane ja neid justkui mitteametlikke protseduure, et nende kohta siis valimisvaatlejatel ei tahetudki midagi rääkida ja sealt see videote küsimus siis hargnema hakkaski. Ei no, mida rohkem sel teemal rääkida, seda rohkem küsimusi ausalt öeldes tekib. Aga mina arvan küll, et me peaksime ka nüüd praegu seisma selle eest, et ikkagi need videod välja nõuda. Et siis oleks ju võimalik lisainformatsiooni saada, et kui need videod reaalselt eksisteerivad ja kui need on terviklikud ehk kajastavad kogu seda, kuidas öelda, protseduuri, mis siis reaalselt läbi tehti, siis võib ju riigi valimisteenistusele öelda kas või seda, et kui teil kaasnevad mingid kulud nende videode, ma ei tea, lõikamisega, monteerimisega, monteeritud kujul muidugi videot ei tahaks terviklikul kujul, aga ma mõtlen selles mõttes monteerida, eraldada sealt need isikuandmeid kätkevad osad, siis ei ole mingit probleemi need kulud ka kanda taotlejate poolt, aga või mis sina arvad? Mina arvan, et peaksime sellega edasi minema. No ma arvan, et need videod tasub küsida, et minu probleem oli see, et valimisteenistus vist ei paista alluvat Andmekaitse Inspektsiooni niisugusele järelevalvele. Et kui nad ei allu minu teabenõudele, et siis ma ei saa midagi teha, sest et nad on nii-öelda Riigikogu Kantselei allasutusena konstitutsiooniline asutus, mis siis on selle järelevalve alt väljas. Tõesti või? No jah, et samamoodi on Riigikogu komisjonide näiteks protokollid ja seal sinna esitatud materjalid, et nende üle ka siis Andmekaitse Inspektsiooni siis sinna peale Andmekaitse Inspektsiooni hamas ei hakka, eks ole. Ja järelevalvet vist riigi valimisteenistuse järele peaks teostama Riigikogu Kantselei, ma arvan, sest nende allüksusena nad ju tegutsevad. Ja selles mõttes on vist õigus, et väärteomenetlusele nad kindlasti ei allu, aga haldusmenetlusele peaks alluma. Keegi tohi, ükski riigivõimu teostaja ei tohiks seista väljaspool haldusmenetluslikku sfääri siis või kuidas seda täpne oleks öelda. Et see on kindlasti üks asi, aga kuidas sa seda kommenteerid, et kas riigi valimisteenistuse juhataja Arne Koitmäe peaks selles olukorras vastutuse võtma, et mina pärast esmaspäevast istungit küll mõtlesin selle peale, et kui meil oleme ikkagi sellises olukorras, kus me ühelt poolt ei saa eitada, et 23. aasta valimistel oli võimalus hääli välja vahetada ja teiselt poolt valimisteenistuse juhil pole pakkuda mitte mingit tõendeid selle kohta, et seda ei tehtud, siis mu meelest on küll siin selline elementaarseks
peetav hoolsuskohustus jäetud täitmata ja kuidagipidi peaks inimesed selle eest ka vastutama. Sest et lõpuks me leiame nüüd ennast ju olukorras, kus me peame lihtsalt uskuma teda, et valimisi ei võltsitud. No mina muidugi arvan, et ta peaks vastutama. Minu probleem on see, et ma olen vaatlejana selles nii sees olnud, et minu jaoks see, et nad kas valetavad või eksitavad või hoiavad infot tagasi, eks ole, et see on niisugune igapäeva reaalsus, et ma olen mingis mõttes harjunud sellega ja siis harjunud tegema siis kaebusi, kui nad väga olulises küsimuses seda teevad. Ja see konkreetne küsimus, valetamine siis konkreetselt valimistel läbitud sammude ja nende käigus siis tehtud nagu audiitori kontrollide kohta, et see tundus selline asi, et niisuguse valega ikkagi ei saa leppida. Isegi kui siis on juttu, eks ole, 2 aasta tagustest valimistest. Ja sina ütled selle kohta täitsa selgelt, et sinu parima arusaamise kohaselt on valetanud nende pisteliste kontrollide kohta. No näib nii, et tagantjärele on leiutanud, kui see teema uuesti üles tuli, et siis kuidagi jätta paremat muljet endast võib-olla, aga ma spekuleerin, ma ei tea, miks ta seda ütles. Et tal ei olnud iseenesest vaja seda ütelda, ta oleks võinud öelda, et jah, et olid sellised poolikud kontrollidega, see asi on nagu läbi, sest et kõik valimiskaebused on lahendatud ja läheme edasi. Aga ta millegipärast siis ütles nii. No see oli väga oluline, et sa lisasid need omapoolsed märkused, et kui ma pöördusin tema poole küsimustega, siis ta andis omapoolsed vastused, aga sinu märkused seadsid tema vastused väga tõsise kahtluse alla, et mitte öelda lükkasid need ümber. Sellepärast, et kui ta ütles, et kuidas see oligi, ta ütles, et kõigil oli võimalik tulla vaatlema, eks, seda, et need pistelised kontrollid läbi viidi, siis sina olid seal kõrval ja ütlesid, vabandust, aga mina olin ju vaatlejana seal ja mina ei näinud, et need oleks läbi viidud ja teised vaatlejad ka ei näinud. Selle peale ta mõne hetke pärast ütles, et nojah, et te ei saanudki näha, sest et need olid sellised protseduurid, mis kätkesid isikuandmeid, eks, mis minu meelest on omakorda tegelikult väga ju skandaalne asi, et siis me näeme, et selgelt kaldutakse kõrvale valimiste salajasuse põhimõttest, eks. Et kui seal pistelisi kontrolle teostades pidi tegelikult vaatama sisse veel mitte anonüümiseeritud häältesse, eks ole, ja nägema, kes siis kuidas hääletas ka sellega seonduvalt. Et siis tegelikult ka see osutus ja algne osutus, et oleksite võinud tulla ja vaatlema, on täiesti asjakohatu, sellepärast et kui isegi kohapeal olnud vaatlejad ei saanud seda osa vaadelda, siis mis mõtet on rääkida, et oleksite võinud tulla vaatlema. Ja siis oli seal veel kolmas tasand, kus ütlesid, et aga vabandust, et mina olin vaatlejana kohal ja ma ei märganud, et oleks audiitor viinud läbi mingid toiminguid, mida vaatlejad ei oleks saanud vaadelda. Nii et siin paistab olevat ikkagi päris korralik vastuolude kogum, mis kõik osutab sellele, et ausat juttu siin ei räägita. Nojah, et iseenesest see kontseptsioon on olemas küll, et audiitoril on rohkem õigusi kui tavalisel vaatlejal, et ta kirjutab alla mingisugusele leppele, et ta lubab ausõna mitte rääkida neid asju, mida ta näeb seal, eks ole. Mis iseenesest on juba problemaatiline, kui ta siis juhtumisi saab ikkagi hääletamise salajasust riivata, siis ei peaks seda saama teha ju ka audiitor ega ka valimiste korraldaja. Täpselt. Pabervalimiste puhul ei ole ju üheski faasis kellelgi ligipääsu sellele infole, et kes kuidas hääletas, ei ole ju. Ei. Ja nii ta peakski nagu olema, et nüüd ongi huvitav moment, et kuidas siis e-valimiste puhul ei pea tagama seda, et üheski faasis pole ühelgi isikul ligipääsu infole selle kohta, kuidas keegi hääletas. Ja kuidas see hääletamise salajasus siis tagatud on, et mina küll sellest aru ei saa. Et täiesti avalikult tegelikult tunnistas, Koitmäe tunnistas selle täiesti avalikult, et hääle salajasuse printsiipi rikuti. Nende väidetavate pisteliste kontrollidega, kui need muidugi teostati üldse. Tegelikult see ongi niimoodi, et see, mis seaduses öeldakse, milles nüüd seaduses lõpuks ometi öeldakse midagi selle e-hääletuse niisuguste printsiipide kohta, salajasuse kohta ka, et see tegelikult sellele päris süsteemile ei vasta. Aga seda on võib-olla raske aru saada niisuguse kõrvaltvaatajal, et kui on ilus niisugune põhimõte on kirja pandud, et hääle salajasus on tagatud igas etapis, eks ole, et kuidas sa siis vaatad, kas ta tegelikult on tagatud või mitte, et selleks peab selle süsteemi lähedalt vaatama ja sellest tarkvarast natuke aru saama ja on selge, et need on niisugused nagu klišeed, mis seal väidetel on, et tegelikult see süsteem neid asju ei taga, aga et sellest aru saada, selleks tuleb seda siis arutada ja lähemalt vaadata ja võib-olla selleks ongi vajalikud sellised üksikud nagu paljastused, et siin juhtus nüüd selline asi, mis päris õige ei ole ja siis selle arutamise teel siis avalikkus saab aru, et aga need teised asjad ei ole ka päris õiged ja tegelikult me võib-olla sellist hääletussüsteemi ikkagi üldse ei taha. Sest et Ei absoluutselt, aga ma mõtlen lihtsalt laiemalt, sul on kõik
selles mõttes õigus, et ega sa ütled, et seda tuleb selleks lähemalt vaadata, kuidas see süsteem toimib, aga nagu me varem ka oleme rääkinud, 99,9% inimesi ei saa ju aru sellest süsteemist. Noh, mina ka ei saa aru, et kui me räägime sel tasandil, kuidas see, ütleme, tehniliselt jookseb see süsteem, siis mul puuduvad eelteadmised, mis võimaldaks sellest aru saada. Nii et ja noh, kui mina ei saa aru, kas ma olen sellesse küsimusse kindlasti keskmisest rohkem süvenenud, siis võib kindel olla, et 99% ülejäänud inimestest ka ei saa aru. Mis omakorda toob meid tagasi selle juurde, et mis süsteemiga meil siin üldse tegu on, mida mingi üliväike vähemus on üldse suuteline tehniliselt mõistma. Aga ma tahtsin veel küsida su käest selle kohta, et kas sa ei leia, et siin on ka koht, kus tegelikult peaks uuesti pöörduma näiteks õiguskantsleri poole taotlusega algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus, et kui tegelikult esmaspäevaselt komisjoni istungil Koitmäe väga selgelt ütles, et rikuti hääle salajasuse printsiipi, siis see on ju vastuolus ka põhiseaduse paragrahvis 60 lõige 1 sätestatud valimiste salajasuse põhimõttega. Et kui valimisteenistuse juht ise tunnistab, et jah, vaadati personaliseeritud neid sedeleid, eks siis on ju võimatu eitada, et siin on hääle salajasuse printsiibi rikkumine, mis omakorda peaks ju tähendama seda, et peaks hakkama seda asja nagu ka konstitutsioonilisest vaatepunktist vaatama, et kas see vastab siis konstitutsioonis sätestatud hääle salajasuse, hääletamise salajasuse põhimõttele või mitte. Mis sellest arvad? No jah, ja ma arvan, et siin seda alustan küll, et tegelikult ma eelmistel valimistel, siis Europarlamendi valimistel tegin ka valimiskaebuse selle salajasuse teema. Või tegelikult alguses tegin kaebusega halduskohtusse ja siis valimiskaebusena ja siis seda küllalt mahukalt Riigikohus arutas, aga teatis need punktid kõrvale. Ta arutas seal ainult seda, peamiselt seda vastavust Euroopa sellele isikuandmete kaitsemäärusele, aga mitte siis vastavust sellele valimiste ajaks täpselt vastu võetud seadusele, kus siis oli need salajasuse põhimõtted määratletud. Et need kaebused on tegelikult internetis üleval, et neid võib nii-öelda kasutada ja lugeda ja vaadata, mis seal kirjas on, sest tegelikult jah, see on ikkagi väga struktuurne probleem, et see, et Koitmäe kuskil midagi ütles, et ta siis sellega justkui nagu midagi paljastas, et võib-olla ta tõesti natuke midagi seal paljastas, aga seda on võimalik ikkagi täiesti üheselt näidata, et see salajasus on tagatud väga tinglikult ja kohati ei ole üldse ja kohati on tehtud niisuguseid, arendaja on teinud eeldusi, et siit võib seda salajasust niimoodi riivata, et lasta olla, mida tegelikult seadus ei luba. Et ma olen korduvalt toonud selle näidet, et presidendi tema e-hääl lekkis tema QR-koodi kaudu, mille ta siis avalikustas kogemata, eks ole, Rahvusringhäälingu uudistes, et populariseerides e-hääletust. Et see on nüüd selline asi, mis ma võin ju seda öelda, aga millegipärast selle nii-öelda grotesksus ei jõua kohale, et tegelikult valimiskomisjon või valimisteenistus võis presidendi hääle sisu vaadata selle tõttu, et nendel on need konteinerid kõik olemas ja QR-kood avab presidendi hääle. Et see ilmselgelt ei ole kooskõlas selle salajasuse põhimõttega ja see on, ma arvan, tugevam kui see nii-öelda Koitmäe tunnistus, aga ma arvan, et siiski see korruptsioonikomisjoni istung, et see on selles mõttes väga hea asi, et kui siis mida rohkem siis Koitmäe ja siis tema kaasmõtlejad räägivad, tegelikult seda rohkem see, nad räägivad ju ise ennast sisse, sest et see süsteem ongi nii nagu savijalgadel, et mida rohkem intelligentsed inimesed intelligentses seltskonnas küsivad neil küsimusi ja on juures ka keegi, kes siis saab nende jutust aru, et mis seal on tõsi, mis ei ole tõsi, et mulle tundub, et niimoodi nad ikkagi ise räägivad lõbust ennast sisse, et siin ei olegi vaja e-hääletust kuidagi rünnata, nagu nad räägivad, et siin rünnatakse seda. Et nad on ehitanud sellise süsteemi, mis kukub ise kokku, kui sinna nii-öelda lähemale minna ja vaadata. Ja see on ka minu isiklik kogemus tegelikult. Nii paistab olevat tõesti. Viimane küsimus sel teemal. Mind on hämmastanud, et terve nädala jooksul mitte ükski meediaväljaanne ei ole pidanud seda korruptsioonivastase erikomisjoni istungit ja seal räägitud, kuuldud kuidagi üldse käsitlemisväärseks. Minu parima arusaamise kohaselt ilmnesid küll päris skandaalsed asjaolud, mis peaks ka leidma meediakajastust. Või kuidas sulle tundub, et kas need on sellise kaaluga asjad, millest meedia oleks pidanud rääkima, kui nagu niimoodi ausa pilguga asjale vaadata? No mina arvan küll, et kui selgub, et valimisteenistuse juht on valetanud valimiste läbitud sammude kohta, et see võiks kindlasti esikohane uudis olla. Aga kui natuke lähemalt vaadata, siis mõned väljaanded ikkagi kajastasid ka seda korruptsioonivastase erikomisjoni istungit, aga nad siis piirdusid, ütleme, esimese 15 minutiga, et nad sinna sellesse olulisse debatti, mis meil seal lõpus hargnes, et selleni nad ei jõudnud lihtsalt, aga võib-olla neil on töö pooleli ja nad lõpuks jõuavad, ega ma ei tea. See on positiivne tõlgendus, loodame, et sul on õigus. Loodame ikka parimat inimestest. Aga hästi, liigume edasi. Teine oluline sündmus, mis sel nädalal selle teemaga seonduvalt aset leidis,
toimus siis neljapäeval ja jutt käib Vabariigi Valimiskomisjoni istungist, kuhu sina vaatlejana ka kohale läksid ja ma saan aru, et seal oli lisaks sinule veel 2 vaatlejat kohale tulnud. Nagu öeldud, ilmnes 2 olulist asja sellelt istungilt, või mitte ei ilmnenud, vaid ütleme, on 2 olulist sellist märksõna. Esimene on see, et M-valimised otsustati siiski edasi lükata selles mõttes, et 2025. aasta sügisel toimuvatel KOV-valimistel neid ei kasutata. Ja teine seondub siis sellega, et kutsuti lausa kohale politsei, et teid vaatlejatena istungilt kõrvaldada. Et äkki räägid nendest 2 aspektist ka järgemööda, et esiteks siis sellest, et millistel kaalutlustel sinu hinnangul loobuti sellest M-valimiste süsteemi kasutamisest sel aastal? No see asi, mida nad selle omavahel arutasid põhiliselt, puudutaski auditeerimist. Et tegelikult viidati tagasi ka sellele korruptsioonivastase komisjoni istungile, eks ole. Et seda olid need liikmed seal vaadanud ja oli hulk küsimusi neile auditeerimise kohta ja mõned siis selle valimiskomisjoni liikmed arvasid, et need on ikkagi enam-vähem lahenenud, aga siis paljud tõid seal välja, et ei ole ja nad olid saanud ka mingisuguse selle M-hääletuse testimise, mis toimus maikuus, selle auditiraporti vist samal hommikul, mis tõttu nad ei olnud saanud sellega põhjalikult tutvuda ja siis nad tõid seda probleemina välja ja lõppkokkuvõttes õhkkond, no loomulikult on probleem. Samal hommikul, no ma ka ei jõuaks tutvuda, kui mulle samal hommikul saadetakse. No, võimalik, et nad millegagi sellega seoses oli ikka varem tuttavad, aga kuna see auditeerimine oli selle esmaspäevase korruptsioonivastase komisjoni tõttu nii tugevalt tõhus, ja siis see auditiraporti hilisem saabumine sai nende jaoks ka niisuguseks probleemiks, mida nad seal tõstatasid ja miks see tagasi lükati, ega need komisjoni liikmed ei olnud seal niisugused, et nad ei saanud aru väga sisuliselt, et millega seal tegu on. Said aru või ei saanud aru? Väga ikkagi ei saanud, selles mõttes nad ei ole mingisugused tehnikainimesed aga nad siis ütlesid, et nad selle kõhutunde põhjal ja isikliku hinnangu põhjal ikkagi ei pea seda praegust süsteemi piisavaks, et teda siis kohaliku omavalitsuse valimistel rakendada. Ja ega seal tundusid olevat taustaks ka isiklikud eelistused ja ka mingid institutsionaalsed küsimused, sest algatus selle mobiili hääletamise tegemiseks ju tuli valimisteenistuselt ja Riigi Infosüsteemi Ametilt ja mitte valimiskomisjonilt. Aga nende siseelu ma ei oska väga hinnata. Aga jah, üldse väide oli see, et süsteem ei ole veel piisavalt küps, see auditeerimine, mis toimus selle testimise raames, et see jäi poolikuks. Tegelikult samasugused küsimused, nagu meil seal korruptsioonikomisjonis, et tekkis küsimus, et auditiraportis väideti, et mingid auditeid on võimalik teha. Siis küsiti Arne Koitmäelt, kas need siis ka tehti. Selgus, et nad on võimalikud ja piisavad, aga ei saa öelda, et neid ka faktiliselt tehti. Mis tõttu nagu kordus mingis mõttes sama asi, mis meil seal oli sellel avalikul korruptsioonikomisjoni istungil. Ja lõpuks siis nad ükshaaval kõik ütlesid, et mis nad arvavad ja lükati siis 4-3 häältega tagasi see mobiilihääletuse kasutusele võtmine. No, iseenesest positiivne, sellepärast, et ebakindel ja läbipaistmatu ja sellise nagu ebausaldusväärne süsteem oleks ju muutunud veelgi laialdasemalt kasutatavaks, kui see oleks vastupidine otsus olnud. Aga lihtsalt kõrvalmärkusena mainin ära, et üks asi, mis mind ka täitsa hämmastas kohe seal esmaspäevasel istungil oli see, et ongi selline hoiak võetud, et audiitor ise vaatab enam-vähem, mida ta auditeerib ja mida ta protokollib, eks. Et ma ei saa sellisest lähenemisest nagu üldse aru, et kui me tahame, minu meelest see terviklikkuse printsiip on tohutult oluline, et kui me tahame, et selle auditeerimisel üldse mingi mõte oleks, siis peab olema väga täpselt ära kaardistatud, mida ja kuidas auditeerida tuleb ja peab olema ka aruanne selle kohta, et kõik need sammud päriselt läbiti, eks. Et on ju niimoodi, et kui me räägime näiteks ketist, et kas on ketis kõik lülid olemas ja terved või ei ole ketil mitte mingisugust mõtet, eks ole, et kui kuskilt üks lüli on puudu või on nõrk, eks, et siis usaldus selle vastu, et see kett ka päriselt olulises olukorras vastu peab, ei saa ju olla. Et auditeerimisega minu meelest sama moment, et jäta kas või üks oluline aspekt nagu pimedaks ja kogu ülejäänu muutub ju mõttetuks. Et selles mõttes hämmastav, et niimoodi auditeerimisel üldse lähenetakse või saan ma millestki valesti aru? Ei, ma arvan, et sa saad selles mõttes õigesti aru, et auditeerimine peaks olema selline täielik ja väga reglementeeritud protsess, kui ta peaks tagama seda välistama võltsimised, eks ole. Aga mulle tundub, et see audiitor põhimõtteliselt ei saagi seda välistada, mistõttu see auditeerimise protsess on niimoodi tehtud nagu vormi pärast või poolfiktiivselt.
et kõik teavad, et audiitor ei saa tagada seda, et võltsimine on välistatud ja siis lastakse tal midagi teha. Selgita seda lähemalt, miks sa seda ütled, et ei saa tagada? Sest seal on samme, mida audiitor ei kontrolli tavaliselt ja mida tal pole ette nähtud kontrollida ja need olemasolevad audiitorid ei ole seal toonud välja asju, mis seal on valesti. Et minu see üks peamine näide on see, et kuidas nende valimiste võtmete loomine, et käis täiesti ei tea kust tulnud arvutilt. Et kui sa neid krüptovõtmeid lood, siis need on kõige olulisem niisugune nagu asi, mis tagab selle süsteemi niisugust krüptograafilist turvalisust ja kui need on tehtud ebaturvalises süsteemis, siis miski muu ei aita enam. Ja need on olnud ebaturvalises süsteemis tehtud nii 2023 kui ka 2024, kuigi see nii-öelda põhjustas päris suure skandaali arutelu, et kas nii saab. Et sellised punkte, kus siis audiitoril pole nähtud ette, et ta ise midagi ei kontrolliks, et neid punkte on palju ja audiitor ka siis ei kommenteeri neid lõikusid, mis tema nagu vastutusalasse ei kuulu. Ja nendes lõikudes, kus audiitor midagi ei tee, seal siis saavad teha valimiste korraldajad või siis need, kellel on nendele süsteemidele ligipääs, siis igasugused asju ja see sõltub niisugusest leidlikkusest, et mis asja tuleb teha, et siis midagi päriselt võltsida või midagi rünnata. Nojah, mis sa oskad öelda? Aga igal juhul oleme praegu siis olukorras, kus vähemalt see M-valimine ei tule kasutusele, aga tuleva nädala esmaspäeval, mõne päeva pärast nädalavahetust on korruptsioonivastase erikomisjoni istungil siiski see küsimus päevakorras. Et oskad sa öelda, mida sellega seonduvalt siis seal peaks ennekõike adresseerima? No minu seisukoht on sarnaselt sinu omale tegelikult, et e-hääletuse probleemide tõttu seda mobiilihääletust kasutada ei saa, et pigem võiks piirata seda e-hääletust või siis ta ikkagi üldse lõpetada. Mis on siin poliitiliselt võimalik, seda ma ei tea, aga muud riigid on lubanud seda e-hääletust ainult välismaal viibijatele või siis nägemispuudega inimestele, eks ole, et neil on nagu päris sisuline vajadus selleks, teistel tegelikult ei ole, et jaoskonnad on kättesaadavad. Et mulle tundub, et just see e-hääletuse enda puudulikkus on suurim argument ka selle mobiilihääletuse vastu. Ja kui nüüd esmaspäeval seda arutama hakatakse, ega ma siis täpselt ei kujuta ette, et kuna ta nüüd nagu selles korraks tagasi lükati, siis tulebki arutada neid nii-öelda üldküsimusi võib-olla. Et kas see komisjon on nüüd valmis seda arutama, seda ma täpselt ei tea. Aga ma saan aru, et komisjoni on kutsutud ka siis Olari Koppel õiguskantsleri büroosse, tuli sealt välja sellelt valimiskomisjoni istungil, kus ta siis mainis, et ta on kutsutud sinna. Et ehk siis näis, et mis on, võib-olla saab seal neid õigusküsimusi siis tõstatada, kui õiguskantsleri esindaja kohal on. Et kuidas ikkagi selle salajasuse asjadega on. Ja, ma tulen kindlasti ise ka kohale ja vaatame, et ehk saab ka mõnele nendest küsimustest veel täiendava vastuse, mis eelmisel komisjoni istungil jäid pisut nagu õhku rippuma. Muuhulgas see videosalvestuse küsimus ja ka see hääle salajasuse küsimus, millest me siin rääkisime, aga kindlasti neid olulisi küsimusi teisigi, et eks peab natuke läbi mõtlema. Aga räägi nüüd siis sellest kõige, kuidas öelda, värvikamast intsidendist sel nädalal, et sa said siis uue huvitava kogemuse osaliseks, et läksid vaatlejana Vabariigi Valimiskomisjoni istungile, mis seaduse kohaselt teatavasti on avalik. Näitame seda kohta siin ka vaatajatele korraks, üks moment, ma otsin selle koha kiiresti üles, näete, siin on mul lahti, krutin kohe üles, et siit oleks näha, mis seadusega on tegemist. Riigikogu valimise seadus, paragrahv 12, kui ma õigesti mäletan, oli nii või? Ei olnud 12. Jah, 12, lõige 3 ei ole, jah. Lõige 3, jah. Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek on avalik. Nii, mingid reservatsioone ei ole, mingid erandeid ei ole, lihtsalt on avalik. Nii, ja nüüd tagasi siis kirjelduse juurde. Läksid sina Vabariigi Valimiskomisjoni istungile, mis on seaduse kohaselt avalik ja ühel hetkel teatati, et nüüd me jõuame kinnise punkti arutamiseni avalikul, seaduse kohaselt avalikul istungil, mis tõttu siis vaatlejad peavad ruumist lahkuma. Ja nii palju, kui ma su kirjeldusest lugesin, sa ütlesid, et mitte mingisugust muud vastuseisu ei näidanud, kui ütlesid, et tahaks lihtsalt teada seda õiguslikku alust komisjoni esimehe käest, et millele tuginedes teid sealt eemaldatakse. Ja seda selgitust ei olnud nõudlus andma ja selle asemel kutsuti politsei. Oli see umbes nii ja võib-olla kirjeldad seda veidi lähemalt, et miks siis sellisel viisil neid asju käsitletakse ja milles see punkt üldse seisnes, mis nii salajane on, et seda vaatlejate juuresolekul ei saa käsitleda? No tegelikult oli see ette teada, et nii läheb.
sest oli selle 4. punkti juures, kus arutati siis selle füüsilise hääletussedeli turvaelemente. Et seal taheti, et siis kõrvalised isikud ei oleks juures, et see punkt oli kuulutatud siis, või noh, mitte punkt, vaid see sisu, mida seal arutati, oli siis avaliku teabe seaduse alusel kuulutatud siis asutuse siseseks kasutamiseks. Ja siis üks nendest vaatajatest, kes seal kohal oli, et Sulev Švilponis, et tema oli varem siis käinud ka sellel koosolekul kohal ja teda oli siis samamoodi sealt palutud lahkuda. Ja oli ette siis teada, et niisuguste punktide puhul siis palutakse siis vaatajatel koha peal lahkuda. Ja mul endal isiklikult oli siis kogemus elektroonilise koosolekuga, kus siis küll mitte ette teatades, vaid ootamatult avastati, et arutatakse avaliku teabe seaduse alusel asutuse siseses kasutuses kulutatud materjali ja siis mind tõsteti välja. Et seda arutas ka Riigikohus, aga Riigikohus jäi oma otsuses nagu poolikuks, et puudutas ainult elektroonilisi koosolekuid ja neidki kuidagi väga segaselt, sest et otsusel oli üks eriarvamus, üks täiendav arvamus, mis siis ei olnud rahul selle argumentatsiooniga. Ja seekord siis olid seal koosolekul kohal 3 vaatlejat, kes siis kergitasid kulmu selle peale, kui öeldi, et nüüd tuleb lahkuda ja ei ole selge täpselt miks. Ja noh, kuidas see nüüd selle politsei kutsumiseni läks, et see on minu jaoks ka suur üllatus tegelikult. Võib-olla selle mobiilihääletuse siis tagasilükkamine ja kogu see arutelu seal enne olid need emotsioonid nii üles kütnud, et siis ei suutnud see valimiskomisjoni juht siis ennast hästi kontrollida või igal juhul jah, et oli niimoodi. Jah, Ingrid Kullerkann, et on ta siis Tartu ringkonnakohtu kohtunik vist endine, jah. Et ma saan aru, et aktiivselt siis ei ole kohtunik enam, kui ta on valimiskomisjoni esimees. Aga tõepoolest, et siis öeldi, et me oleme nüüd selle päevakorrapunkti juures, mis on siis selline, mis on asutuse siseseks kasutamiseks ja siis need peavad lahkuma, kes ei või seal juures olla. Isegi ei öeldud meile, et nagu teie konkreetselt peab lahkuma, vaid lihtsalt mainiti seda. Ja siis me siis veidike seal nihedasime, ja siis pöördusid pilgud meie poole ja siis ma küsisin, et kas siis saaks selle õigusliku aluse tõesti. Ja siis seda ei antud. Ja ma veel ka küsisin ilmselt, et mis nüüd siis saab, et kui õiguslikku alust ei anta, eks ole, et mis alusel me siis lahkuma peame, kas see siis palve on siis nagu selle komisjoni esimehena või siis eraisikuna esitatud, et mis alusel see üldse käib. Ja selle peale öeldi, et ei, me siin ei debateeri midagi, et kutsume politsei ja siis kulutas koosoleku juht 10 minutise vaheaja ja siis me jääme siis 3 vaatlejaga siin istume ja siis ootame, et mis siis saab. Ja nii palju seda arutelu seal oligi. Tuli 10 minuti pärast kohale siis 2 politseinikku koos Aarne Koitmäega, kes siis ei ole nüüd, kelle jaoks see sündmus võib-olla, et politsei kutsuti ja ta sai meid sealt niimoodi välja tõstma hakata, oli niisugune rõõmustav sündmus, et tema oli säras selle rõõmustas ja käis. No mis tema üldse sinna puutus? Ta ei ole ju Vabariigi Valimiskomisjoni liige. Ei ole, aga ma saan, et see hoone, et see vist allub talle, et tema valimisteenistuses ja valimisteenistus on see nii-öelda täidesaatev üksus või kui nii võib eristada neid. Igal juhul tema siis nende politseinikega jalutas ja seletas, kuidas meid tuleb seal teemaldada ja et me oleme seal ilma loata. Ja politseinikud väga viisakalt. Olles tulnud avalikul istungile, eks ole, et oled ilma loata. Nojah, politseinikud, neil oli natuke ette öeldud, et seal on mingid inimesed, kes seal teevad mingi protesti ja on ennast ahelnud kuskile külge. Politseinikud tulid kohal, alguses ma olin aru, kes üldse seal on, need pahategijad, eks ole. Minust jalutasid nad lihtsalt mööda, sest ma tundusin seal täiesti oma asjadega rahulikult tegelevat. Ja siis nad läksid nende 2 teise vaatleja juurde ja küsisid, mis toimub. Nemad selgitasid, et see on avalik koosolek, nemad enda teada on avalikult koosolekul. Näitasime oma dokumenti siis politseinikele. Samal ajal siis Koitmäe seal kõrval kuidagi seal midagi seletas, aga politseinikud siis uurisid jah, et mis siis juhtus ja mis siis plaan on ja siis kõik natuke midagi seal selgitasid, et mis nende meelest juhtus, aga siis ütleme niimoodi, et me saime siis lõpuks selle mingisuguse selgituse, et vähemalt saime selle selge korralduse, et me peaksime lahkuma, mida siis muidu öeldakse pärast jälle, et läksite vabatahtlikult omal initsiatiivile. Jah, ja lõpuks ega see Ingrid Kullerkann siis ka niimoodi rahunes vist natukene ja tuli ka ütles, et kuna punkt on kinnine, siis sellepärast peate lahkuma, mis ei ole mõistagi õiguslik alus, eks ole, aga kui see on tema ütlus, siis vaatlejad ju ei lahku ilma, et nad saaksid siis nagu õiguslikku alust teada, et muidu ei ole ju ka millegi üle kaevata, eks ole, et siis me saime selle tema ütluse
huvitav, et kinni kohtunik võiks ju küll nii palju teada, et sa pead viitama õiguslikule alusele, kui sa mingisuguseid korraldusi annad avaliku võimu teostades. Et ütleme, mingi suvaline inimene, siis ma saaksin veel aru, et noh, võib-olla ta ei saa aru, et õigusriikluse põhimõte niisugust asja ette näeb, aga kohtunik võiks sellest küll aru saada. No võib-olla võiks, mina ei tea seda. Võib-olla ta mängiski sellele, et meid saab sealt nagu välja manipuleerida, sest et see Sulev Švilponi see eelmine kord ju manipuleeriti niimoodi välja, et talle lihtsalt niimoodi anti mõista, et nüüd peaks keegi lahkuma, vaadati tema poole ja siis ta visaka inimesena, eks ta ei jäänud sinna istuma, vaid lahkuski. Ja küsis pärast selgitust ja siis ei saanud väga head selgitust. Et lihtsalt, et seekord oli seal 3 vaatlejat ja siis oli nii-öelda koos julgem siis seal niimoodi kulmu kergitada. Et mulle jäi küll siuke manipulatiivne mulje sellest, et kuidas meid lahkuma sunniti. Et kas ta Räägi. Ei, mina ei tea, kas nüüd sellises olukorras peab siis nagu selle õigusliku aluse siis seda tutvustama või mitte. Mul, selles mõttes mina pole jurist, ma ei oska seda öelda, aga mulle lihtsalt inimlikult tundus õige, et peaks mingi põhjendus olema lahkumiseks. Eriti kui on teada, et varem neid asju on tehtud niimoodi poolikult, Riigikohus on seda arutanud, teinud pooliku lahenduse. Ja et niisuguses olukorras võiks nagu vähemalt elementaarselt selgitada seda. Ja seda ei tehtud. Aga nüüd 2 täiendavat küsimust, et esiteks, kas see päevakorrapunkt, mida arutati, sisuliselt vääris ka seda, et see kinniseks kuulutada? Ma tean sisuliselt, mitte formaalselt, ma ei tea, mille alusel seda üldse teha saab. Aga kas sisuliselt on mingit põhjust, sest mina oma töös Riigikogus olen küll näinud seda, ma olen ühe korra kasutanud oma riigisaladuse luba, seda madalama taseme riigisaladuse luba, mis meil Riigikogu liikmetel on ametist tulenevalt. Käisin tutvumuse kapo ohuhinnanguga ja nägin, et seal ei ole absoluutselt mitte midagi sellist, mis vääriks salastamist. Et miks on sinna pandud peale see tempel, et see on kuidagi salastatud dokument või salastatud informatsioon, täiesti arusaamatu. Et ma küsin nagu siin seda sama asja, et kas see päriselt oli ka mingisugune sisuline põhjus? No muidugi ma tean, sa ei ole seda dokumenti näinud, eks ole, kuna teid kõrvaldati sealt, aga nii üldiselt teemale vaadates või küsimusele vaadates. Mis sa ütlesid, mis see päevakorrapunkt oligi, et mingid ohufaktorid? Need olid hääletussedeli turvaelemendid. Füüsilise hääletussedeli. Et mis värvi on sedel, et missugused kriipsud seal peal on, et seda ei saaks võltsida, eks ole, et ma ei saaks oma trükikojas trükkida neid hääletussedeleid, et siis seda pabersedelitega valimiste tulemust võltsida. Et iseenesest nende salajas hoidmine võiks olla mõttekas küll, aga see nüüd ei tundunud nagu nii salajane ka, et ühesõnaga, kui valimisvaatlejad neid näevad, siis et kui valimisvaatlejad ei tohi neid näha, siis on eeldus see, et valimisvaatlejad tahavad valimisi võltsida, mis on minu meelest vale. Et nagu selles mõttes valimisvaatlejatele saab teha näiteks ka avaliku teabe seaduse alusel erandi, et me lubame teil siin kohal olla, sest et te olete antud juhul siis nagu õigusega isikud, sest teid huvitavad need turvaelemendid ja te ei ole valimiste ründajad, eks ole. Ja see ettepanek minu meelest ka tehti, et üks vaatleja ütles niimoodi, et kas saaks äkki selle erandi siis teha. Ma küsiks pigem vastupidi, et kui vaatlejad ei tea, millised need turvaelemendid on, siis kuidas nad saavad veenduda, et näiteks hääletussedelid, mis välja jagatakse, üldse vastavad nendele turvanõuetele? Kuidas ma kontrollida saan seda? Jah, et see on tegelikult samasugune asi, nagu on selle e-hääletusega, et kui me ei tea neid turvaanalüüse ja turvanõudeid ja tingimusi, et siis me tegelikult ei saa veenduda, et süsteem käib korrektselt, samamoodi nende pabersedelitega. Et kui me ei tea turvaelemente, siis ka vaatlejad ei saa veenduda, et need on olemas, eks ole. Et nii võiks tõesti olla. Aga sellise sisulise debatini seal ei jõutud, et seal, minu meelest see vaatlejate eemaldamise niisugune soov on neil, niimoodi sisse kodeeritud, nad tunnevad, et vaatlejad segavad neid, nad tahaksid seda teha kõike niimoodi, ilma kõrvaliste pilkudeta ja ka neid koosolekuid pidada. See, et seal 3 vaatlejat kohal olid selle mobiilihääletuse arutusel, et see, ilmselt muutis selle arutusele tooni ka, et sellele võis olla täiesti vabalt ka mõju sellele, et see otsus tuli lõpuks mobiilihääletuse vastu. Sest kui meid seal ei oleks olnud, siis nad saanud omaette seal rahulikult arutada ja niisugust siseringi juttu ajada, et seda nad ei saanud teha. Arvestama sellega, et kõik, mida nad räägivad, on pärast ka avalikkusele teada, sest et need inimesed vahendavad seda. Aga tegelikult on ka see küsimus, et üks vaatleja seal palus alguses, et kas võib salvestada seda materjali, et see on avalik koosolek ja et samamoodi nagu on, ütleme, Riigikogus või omavalitsuse volikogus, et kui on avalik koosolek, siis selle salvestamine ei ole nagu keelatud otseselt, et võib-olla on mingid nõuded sellele, aga talle ei lubatud seda, eks ole. Et ka see on niisugune segane küsimus, et kas on põhjust keelduda. Mina ütleks vastupidi, et kui on avalik koosolek, siis võiks olla sellest veebi kaudu ka otse ülekanne iga kord.
avalik siis avalik, noh. Samamoodi nagu korruptsioonikomisjoni sellest istungist oli, eks ole. jah, seal on küll selline tõlgendus, et avalik koosolek tähendab, et on veebiülekanne, salvestusest rääkimata, noh. Aga nüüd viimane aspekt, et siis teid ikkagi põhimõtteliselt sunniti sealt lahkuma, olgugi et seaduses selleks alust ju ei ole. Koosolek peaks olema avalik Riigikogu valimiste seaduse kohaselt. Aga kas pärast sisse lasti uuesti või? Oli seal veel päevakorrapunkte? Seal oligi üks päevakorrapunkt veel, et see oli ka üks põhjus, miks me sealt niimoodi püsti tõustes lihtsalt lahkuda ei saanud, et me pidime ju tagasi saama järgmise päevakorrapunkti arutelule. Ja tegelikult see Arne Koitmäe siis ikkagi ässitas seda politseid meid majast välja viskama ja siis me pidime ikkagi võitlema sellepärast, et vabandust, et siin on üks päevakorrapunkt veel, et me soovime seda ju siis, see ei ole ju kinniseks kulutatud, et seda me soovime ikkagi siis selle ajaks kohal olla. Ja siis seal käis niisugune ping-pong ja mis nüüd saab, et kas me siis, et vist peab kuidagi nad ikkagi siia jätma ja siis me ikkagi saime sinna kõrvale ühte saali ootama ja jääda, et siis minna selle viimast päevakorrapunkti kuulama. Vastupidise tõlgenduse kohaselt oleks see väga mugav panna kinnine päevakorrapunkt esimeseks, et sinna ei tohi tulla ja kuna see on esimene, siis pärast teistele ka ei saa tulla. No vot ei tea, aga see ei olnud niisugune tõsiselt võetav sündmus tegelikult. Ega nad ei teadnud, miks nad seda teevad, miks nad meid sealt kangesti ära tahavad ajada, mis alusel, kuidas, kui kaugele nad meid tahavad ajada. Ja eks see niisugune umbusk vaatlemise ja vaatlejate vastu on neil nagu see põhiline võib-olla. Et juba see, et nad käsitlevad vaatlejad vaikimisi mingisuguste pahalastena. Et see sama Ingrid Kuller kandis poole koosoleku peal, kus mina olin siis vaba kuulajana, kus oli teine vaatleja oli palunud salvestamisõigust, aga siis tal oli see keelatud justkui nagu, ja ta tuli minu siis mobiiliseadmeid uurima, et ega sa siin ei salvesta. Siis ma olin väga üllatunud, et minu poole pöördutakse, sest ma olin ju seal nende vaikiv kuulaja, ma ei olnud päris kindel, kas ma talle isegi vastata võin. Aga siis ma vastasin, et ei salvesta, tänan, aga teie, mille peale ta siis vastas, et jah, tema salvestab. Et ma nüüd tegelikult tegin teabenõude siis nendele valimiste korraldajale, et kas ma siis saaksin selle salvestuse endale, mida nemad tegid. No avalik istung, ma ei näe küll põhjust, miks see peaks saama. Saavad mulle seda anda või mitte, aga iseenesest oleks sellest abi, sest et need 3 vaatlejad, keda siis seal väntsutati, et ma eeldan, et kõik 3 teevad ka siis jälle kaebuse. Selle kohta ma tahtsingi küsida veel, et tuleb järjekordne kaebus Riigikohtulis. No vast tuleb jah, et Riigikohus eelmise kaebuse tegi niimoodi lahendas poolikult, et seal kuidagi ääri-veeri ütles, et elektrooniliselt koosolekult vist võis mingisugusel segasel alusel eemaldada ja jättis kõrvale selle, et kas siis füüsiliselt koosolekul võime eemaldada. Ja nüüd siis... Kuigi ma ei saa aru, mis see kontseptuaalne eristus on, mis seal vahet on, et koosolek on koosolek, osalemine on osalemine, mis vormis osaled, see pole ju tähtis, kui on printsiip, et on avalik. Aga see selleks. Nojah, seda ka üks riigikohtunik eriarvamuses ütles, aga ma ütlen, et see põhjendus oli ebaselge natukene või niisugune otsitud. Et nüüd siis, ja samas Riigikohtu esimees Villu Kõbe on ise ütelnud, et Riigikohus peaks neid valimiskaebusi väga sisuliselt lahendama, sest et muidu kaebajad tulevad kaebustega uuesti. Et nüüd nad ise ei lahendanud sisuliselt, eks ole, ja nüüd siis saavad ühe kaebuse asemel, mille oleks võinud viisakalt lahendada, kõik oleks selgelt, nüüd saavad siis ilmselt 3, et eks näis, kas nendel vaatlejatel on kõigil aega neid kaebus esitada, aga mina igal juhul kavatsen küll siis lasta Riigikohtul teha selle teise poole sellest rehkendusest, mis esimene kord tegemata jäi. Ja tuleta mulle palun meelde, kas nende kaebuste puhul on Riigikohtul ka diskretsioon seonduvalt sellega, kas kaebus menetlusse võtta või mitte? No selles mõttes on, et peab olema siis vaatleja isiklikke õigusi või valija isiklikke õigusi rikutud. Antud juhul on see ilmselge, eks? Ja tähtaeg peab ka olema. Aga kui need nõuded on täidetud, siis ei ole diskretsiooni, eks? Minu teada ei ole. Vabandust. Et viimase kaebuse puhul nad küll venitasid sellega 6 aega, kuigi kaebuse siis selle lahendamise tähtaeg on vist 7 või 10 tööpäeva, kui ma ei eksi. See on huvitav, kus Riigikohus lihtsalt täiesti tuimalt rikub neid seaduslikke tähtaegu. Kuna nendes kõrgemal seisvat autoriteeti ei ole, kellele kaevata, et siis nagu on üsna ükskõikne suhtumine, et mis te teha saate, et me teeme nii kiiresti, kui tahame ja kellele te kaevate, et polegi kaevata kellelegi. Aga jah, et kas iseenesest on see väike detailni küsimus, et kas nüüd sellest füüsilised koosolekud võib eemaldada ja mis alusel, eks ole. Et selle elektroonilised koosolekult eemaldamisega seoses mul oli lootus, et äkki Riigikohus arutab ka seda elektrooniliste valimiste niisugust vaadeldavuse üldküsimust, mida nad jätsid arutamata. Et tegelikult nende kaebuste
lahenditest väga niisugust midagi pöördelist ei ole erilist põhjust oodata. Et võib-olla, et sellega tuleks tõesti eraldi tegeleda, et nagu sa ütlesid, et kas pöörduda õiguskantsleri poole, kes ei ole sel teemal olnud niisugune eriti siis ütleme konstruktiivne. Nojah, et ta isegi ei taha eriti sisuliselt vestelda, et ta on ka väga põiklevaid vastuseid andnud. Või siis ikkagi üritada teha mõni kaebus siis nüüd kas halduskohtu kaudu proovida kaevata e-hääletuse siis põhiseadusele vastavust mingil viisil. Või siis ikkagi teha mõni niisugune mahukam valimiskaebus, mis seda kuidagi Riigikohut paneks siis seda arutama. Kõik need variandid on minu meelest nagu võimalikud või neid võiks proovida, sest et neid väga tõsiselt võib-olla ei ole proovitud. Aga jah, eks see nõuab niisugust ettevõtmist ja aega. Kas on veel mingi aspekt, mida sa tahaksid täiendavalt omalt poolt kommenteerida nende asjadega seonduvalt? No otseselt võib-olla ei olegi, et mind huvitab väga see siis selle rahvusvahelise koostöö ja julgeolekuorganisatsiooni vaatlejate raport, mis nüüd peaks tulema järgmisel nädalal. Ja. Et võib-olla sellest tuuakse välja midagi sellist, mida siis õiguskantsler või ka siis Riigikohus, et neil on keeruline kõrvale jätta. Et siis nagu sellele peaks kindlasti andma niisuguse käigu, et see siis kindlasti jõuaks arutusele ka siis õiguskantsleri juures või siis Riigikohtus. Et kuidas selleni jõuda, et see ongi see eraldi küsimus, et mina jurist ei ole, et ma nii täpselt ei oska öelda, aga igasugune nõu on nagu teretulnud. Ja, no esmaspäeval peaks see raport tulema, niimoodi Arvo Allerile vastati, et 16. juunil, see on esmaspäev, või maksimaalselt paar päeva hiljem, selline reservatsioon sinna lisati, nii et võib tulla ka teisipäeval või kolmapäeval, aga selle kinnituse kohaselt mitte hiljem kui kolmapäeval. Nii et vaatame, et võib-olla see esmaspäevane korruptsioonivastase erikomisjoni istung on juba selles mõttes täitsa uues valguses, et saab tegeleda uute asjaoludega pinnalt nende küsimustega. Kuule, suur tänu sulle selle jätkuva pingutuse eest, mida sa siin oled teinud ja teed jätkuvalt. Suur tänu ka, et leidsid aega täna vestelda. Omalt poolt osutan jällegi sellele, et kes tahavad kaasa aidata sinu tööle, et seista valimiste aususe eest, valimissüsteemi usaldusväärsuse läbipaistvuse eest, siis selleks saab rahalise panuse anda MTÜ-le Ausad valimised. See aadress oligi vist ausadvalimised.ee. Sealt leiate vastava informatsiooni, nii et kutsun kõiki üles sellele tööle omalt poolt kaasa aitama. Suur tänu sulle, Märt, veel kord, et jääme siis kohtumiseni tuleval nädalal. Aitäh kutsumast ja jõudu!